Tere, mina olen Nele Kullarkupp ja te vaatate saadet Pealkirja taga, kus võtame kokku lõppeva nädala põnevamad ning akuutsemad uudisteemad. Seekordses saates räägime Tabasalu Pihlakodus aset leidnud vägistamisjuhtumitest, mis šokeerisid Eesti avalikkust. Riigikohus leidis, et Tabasalu Pihlakodu suhtes esitatud kuriteokaebuses oli piisavalt infot kriminaalmenetluse alustamiseks, kuid prokuratuur jättis selle ekslikult tegemata. Mullu oktoobris Riigikohtusse jõudnud taotluse taga on Tabasalu hooldekodus abihooldaja poolt vägistatud 2 eaka naise pärijad. Miks prokuratuur toona kogutud tõenditest mööda vaatas, mida oleks Pihlakodu saanud teisiti teha ja kuidas juhtumiga edasi minnakse, seda küsime tänaselt esimeselt saatekülaliselt, kelleks on kannatanute lähedaste esindaja, vandeadvokaat Eliise Altroff. Tervist! Ja tere! Mul on teile tehtud 10 kas-küsimust ja ootan siis otsekoheseid vastuseid. Kas Riigikohtu otsus oli nii-öelda juba pool võitu selle füüsilise ja moraalse kahju eest, mida Pihlakodus kannatanutele põhjustati? Ma arvan, võiduks on seda natuke raske nimetada. Meil on loomulikult väga hea meel, et Riigikohus võttis ka seisukoha selles küsimuses ja kinnitas neid kahtlusi, mis meil olid algusest peale olnud. Küll aga üldse Riigikohtult selles küsimuses hinnangu saamine ei olnud ju meie klientide plaani osaks või kavatsuseks, et see, et me üldse pidime hakkama kaebeõiguse küsimuses vaidlust pidama, et seda me ette ei näinud ja sinna see asi jõudma ei pidanud. Nii et kui mõelda nagu seda, et mille tarbeks või mis eesmärgil need kannatanute lähedased üldse meie poole pöördusid ja mis oli nende soov, siis see ju oli ikkagi kriminaalmenetluse alustamine eelmisel aastal. Ja selles mõttes, et selleni me oleme täna alles jõudmas. Nii et neid kannatanuid veeti siis alt, võib niimoodi öelda? Loomulikult, jah. Et see keelduv otsus oli meile kõikidele väga ootamatu, väga üllatuslik ja otse loomulikult see keelduv otsus tekitab usaldusprobleeme. Ja. Kas prokuratuuri otsus keelduda Pihlakodu suhtes kriminaalmenetluse alustamisest oli mõttelaiskus või siis erapoolik otsus? Et miks üldse sellisesse olukorda jõudi? Seda on väga raske öelda. Me ei tea täna neid kaalutlusi, mis prokuratuuril seal taustal olid. Neid spekulatiivseid variante on erinevaid, et ühest küljest me võime arvata, et võib-olla nad tundsid, et sellise asjaga kohtusse minna tulevikus on igal juhul liiga raske, mis juhul näis ka võib-olla neile põhjendatud sellisel juhul mitte seda uurimist üldse alustada. Mis tähendab seda, et nad ei tahtnud, et luuakse pretsedent? Väga võimalik või siis nad lihtsalt eeldasid võib-olla, et see pretsedent ei tule neile soodne sellisel juhul. Kas peaprokurör Astrid Asi peaks ametist tagasi astuma, et on see prokuratuuri jaoks mõttekoht? Mõttekoht kahtlemata, jah. Ma arvan, et mina tema asemel astuks. Kas see, et väidetav vägistaja Mark Davõdov viibib vabaduses, ei ole teiste vanurite, kaasa arvatud tema lähedaste osas ohtlik, et kas selline sarivägistaja vabadusse jätmine enne kohtuotsuse jõustumist on tavapärane praktika? Ega igal üksik juhul, kui kaalutakse seda, et kas isik saab jääda siis kohtumenetluse ajaks vabadusse või tuleb ta vahi alla võtta, see kontroll, mis enne läbi viiakse, on üsna põhjalik ja meie selle kontrolli aluseks olevaid asjaolusid sellises mahus täna ei tea. Sellest, et ta on täna vabaduses, saab järeldada, et prokuratuuri hinnangul ei ole siis tema poolt uute kuritegude toimepanemise risk niivõrd kõrge, et teda oleks tarvis vahi all hoida. Millel selline järeldus nüüd konkreetselt põhineb, me ei tea. Väga võimalik, et see on seotud sellega, et ta enam täna ei tööta sellisel positsioonil, kus siis oleks kuritarvitused võimalikud. Kas Pihlakodu oleks saanud selles olukorras, kus neile olid vägistamiskahtlustused varasemalt juba teada, käituda teisiti või paremini? Ja otse loomulikult, muidugi. Esimese sellise kahtluse ilmsiks tulekul oleks tulnud aktiivseid samme ette võtta selleks, et neid kahtlusi kontrollida. Milline see ajajoon oli teile teadaolevalt? Kui varakult nad tegelikult juba nendest kahtlustustest või kahtlustest teadlikud olid? Esimene selline juht oli ligikaudu aasta varem, kui ma õigesti mäletan, ja seondus siis aasta varem siis juba sellest, kui selle teemaga jõuti Eestis avalikkuse ette. Just. Ja sisuks oligi siis ühe vanema naisterahva lähedase pöördumine infoga, et minu ema väidab midagi sellist. Ja kuivõrd tegemist oli siis dementsusega inimesega, kes seda infot oli avaldanud, siis ka see, kuidas sellisele teabele reageeriti,
ei olnud kohane, ütleme. Ülekohtune? Ei olnud kohane selles mõttes, et oleks pidanud neid kahtlusi uurima, aga ilmselt see kanti nii-öelda selle haiguse arvele. Ehk siis tegelikult, kui Pihlakodu oleks varasemalt reageerinud, siis võib-olla oleks mitmeid ohvreid olnud olemata. Loomulikult, et kui oleks tulnud välja, kui neid kahtlusi oleks uuritud ja oleks võib-olla natukene sügavamale mindud selle teemaga, siis ega me ei tea lõpuks, mis oleks välja tulnud või ei oleks, aga loomulikult on võimalus, et oleks tulnud välja midagi sellist, millele oleks saanud reageerida. Kas Pihlakodu, mille 2024. aasta kasum oli 3,5 miljonit eurot ja 2023. aastal 12 miljonit eurot, on hüvitanud ohvritele ja nende lähedastele põhjustatud moraalse kahju? Midagi hüvitatud ei ole, ei. On nad seda kuidagi põhjendanud? Eks siin on olnud kas sellisel juhul oleks jõutud ka mingisugusele kohtuvälisele kokkuleppele või on kannatanute lähedased siiski veendunud, et Pihlakodu peab saama? Ma arvan, et seda peaks esmajoones küsima võib-olla nendelt inimestelt otse, küll aga on väga raske ette kujutada summat, mis tegelikult sellist kahjut üldse kas või teoreetiliseltki hüvitada saaks. Kas vägistamist sisaldanud teenuse eest üldse peaks raha küsima? Ei peaks, on minu seisukoht, jah. Aga ometigi ei ole hüvitatud ka neid, ütleme siis, makstud kulusid juba nende lähedaste poolt? Jah, et kui me räägime summadest, mis tegelikult lähedased on Pihlakodule siis osutatava teenuse eest maksnud, siis me räägime ju tuhandetest, kui mitte 10 000 eurodest kogu selle perioodi vältel. Ise küsimus siin loomulikult on jah siis see piiri tõmbamine, et mis siis oli see aeg, kui neid tegusid nende suhtes toime ei pandud ja millal see siis täpselt algas ja loomulikult see on ka keeruline. Aga puht teoreetiliselt rääkides loomulikult vägistamisega hooldusteenuse eest ei peaks mitte keegi maksma, mitte ühtegi senti. Aga ettevõte, mis on nii pikalt olnud tugevas kasumis, ei saa peituda ka selle taha, et neil ei ole võimalusi. Jah, nii see on. Jah, et võimalused, ma arvan, selleks oleks igal juhul olemas. Kas kriminaalmenetluse alustamisega viivitamine põhjustab kahju nii uurimisele kui ka moraalseid kannatusi ohvrite lähedastele? Ükskõik millise kriminaalasja puhul, mida kauem viibib uurimisega alustamine, seda väiksem on tõenäosus, et saadakse piisavas koguses tõendusteavet. Ja see on ka selles mõttes igati loogiline, et kui me räägime kas või isikulistest tõendiallikatest või tunnistajatest, kes võiksid mingid asjaolusid teada, mis on olulised, siis mida rohkem läheb aega mööda, seda vähem inimesed mäletavad neid asjaolusid, mis tegelikult võib-olla oleksid uurimise seisukohalt edasi viivad ja olulised. Et ainuüksi see inimfaktor hakkab aja jooksul rolli mängima. Ja loomulikult ega ka kirjalike tõendite puhul on sama, et kõik ajas alati ei säili. Nii et teie näete, et juba praegusel aastaaega on tehtud tegelikult pöördumatut kahju uurimisele? Loomulikult, jah. Kas selliste kaasuste puhul üldse on häid lahendusi või on tegelikult meie ühiskonnalt võetud selle juhtumiga mingi turvatunne ja see vaimne kahju on jääb? Et kui juba selleks... nagu ühiskonna kõige selliseid nõrgemaid riigi poolt ei suudeta aidata? Loomulikult see kahju on jääv, et selles mõttes praegu, ma ütlen, ka see on väga erandlik, et me saime üldse Riigikohtult selles küsimuses hinnangu, sest et tavaliselt kuriteokaebuste üle tekivad vaidlused Riigikohtuni ei jõua seaduse järgi. Et selles mõttes ta on väga tervitatav, et me sealt selle seisukoha saime, enamikel juhtudel seda sellisel viisil saada võimalik ei ole. Ma arvan, et see oli väga terav äratuskell täna prokuratuurile, näitas väga selgelt, millised on tegelikult ühiskonna ootused selliste kaebustega tegelemiseks ja ega võita on siit täpselt nii palju, et loodetavasti midagi sellist ei kordu enam. Kas seesugused pikale venivad kohtulahingud on ohvritele kurnavad ning on ajalugu näidanud, et vahel lihtsalt jõud raugeb ning otsustatakse sellest lahingust loobuda? Muidugi on väga kurnavad. Kui me räägime esiteks juba kogetu korduvast taaselamisest läbi selle, et sa räägid oma advokaatidega, räägid prokuröriga, uurijaga, tavalistes kriminaalasjades siis ütleme sellest enda poolt kogetust või enda teadmistest, juba see on kurnav, aga tõesti ka see ettevõtmine mingi menetluse alustamise üle vaidlemisel, see on väga väsitav, ta on kulukas, ta on väsitav, väga paljud ei ole seda valmis sellisel määral ette võtma ja praegusel juhul neid kannatanute lähedasi on olnud piisavalt palju, et võib-olla see ühisvaim on ka natukene andnud juurde seda
energiat sellega tegelemiseks. Aga kui me räägime üksikjuhtumist ja üksikust kannatanust, siis esimese eitava vastuse korral on loomulikult väga raske leida seda julgust ja energiat selle teemaga edasi minemiseks. Aga kuidas teie selle teemaga nüüd edasi lähete, et kas kannatanuid hakatakse uuesti üle kuulama, rääkima, meenutama? Jah, siin peab tegema selle täpsustuse, et meie kliendid on tegelikult siis kannatanute lähedased ja neil vahetult kuriteoga seonduvat tõendusteavet ju tegelikult ei ole, et nad ei viibinud nende intsidentide juures. Määral, milles seda peab vajalikuks, kas uurimisasutus või prokuratuur, on meie poolt igasugune avatus loomulikult info jagamiseks. Iseasi, kas meil on pakkuda midagi enamat kui tegelikult juba see, mis me kuriteokaebusega neile edastasime. Nii et ehk siis tegelikult neid tõendeid oli piisavalt, et nende põhjal oleks võinud prokuratuur teha teistsuguse otsuse aasta tagasi? Alustamise suhtes absoluutselt. Ja selles mõttes ma tahan ka rõhutada, et ega see Riigikohtu lahend täna ei öelnud õiguslikus plaanis midagi tohutult uut, et need põhimõtted, et mis on see lävend, millisel juhul tuleb menetlust alustada ja uurimisega peale hakata. See lävend, teave selle kohta, et juriidilisi isikuid on võimalik vastutusele võtta, kõik see on ju aastate vanune õiguspraktika, et väita täna, et just kui see Riigikohtu lahend oleks loonud mingisuguse täiesti uue standardi, millest nüüd edaspidi prokuratuur juhindub, tegelikult ei ole päris õige, et Riigikohus lihtsalt pidas vajalikuks meenutada, mis on tegelikult see standard, millest prokuratuur peaks igal üksikjuhul lähtuma. Kas me võime siin ka maha lausuda, et mis sinna tõendite hulka kuuluvad, et mis teil kogutud oli? Meie edastasime erinevat kirjavahetust, mis oli siis lähedastel Pihlakodu töötajatega ja juhtivtöötajatega olnud. Edastasime nimekirja tunnistajatest, kellega meil oli olnud võimalus ise juba suhelda ja kellelt meile tundus, et prokuratuuril oleks põhjendatud suhelda ja küsida neilt selle kohta. Ja teatud ulatuses siis avaldasime ka terviseandmetega seonduvat teavet. Kas seal kirjavahetusest juba nähtus, et tegelikult oli Pihlakodu töötajaid, kes olid teadlikud juhtunust? Nähtus see, et oli tõstatatud kahtlusi. Juba varasemalt ja juba korduvalt. Et oli osutatud võimalusele, et midagi sellist võib toimuda ja tegelikult neid kahtlusi siis eirati selle põhjendusega, et kannatanute poolt avaldatavat teavet võib-olla ei tasu täiel määral uskuda nende haiguste tõttu. Eliise Altrov, ma tänan teid selle intervjuu eest ja ma tänan teid ka selle tehtud töö eest. Aitäh kutsumast, jah. Nüüd aga räägime valimistest. Nimelt möödunud pühapäeval olid kõigi pilgud pööratud Ungari parlamendi valimistele, mille võitis ülekaalukalt senine opositsioonipartei TISA, mille juht Péter Magyar saab eeldatavasti riigi uueks peaministriks. Senine peaminister Viktor Orbán ja erakond Fidesz tunnistas valimiskaotust juba siis, kui loetud olid vaid pooled häältest. Millised olid aga kohapealsed emotsioonid, seda räägib meile Õhtulehe päevatoimetaja Katariina Loog, kes oli valimiste ajal Ungaris ka kohapeal. Tervist! Tere! No Katariina, me oleme näinud kõiki neid videosid internetis, kuidas inimesed juubeldasid ja tähistasid Magyari valimisvõitu. Kuidas kohapealt see kõik tundus? Me läksime uurima juba siis õhtu enne valimisi, kuidas on, siis oli tundus ükst ärevust ja pinget ja rahvas oli ikkagi hirmul, et äkki ei lähe nii, nagu nad tahavad ja see, mida nad tahtsid, oli muidugi Orbán kukutada. Ja siis, et jah, eelõhtu oli süke ärev, aga kui me hommikul läksime rahva küsima, kuidas nad ennast tunnevad, siis nad olid juba väga positiivsed, võib-olla siis juba see statistika oli nii hea, et valimisaktiivsuse näitajad, et see andis neile lootust ja läkski ju. No me teame seda, miks Brüssel soovis, et Orbán kaotaks, sellepärast, et Ungari ikkagi on olnud Euroopa Liidus selline murelaps, kes on takistanud rahade või toetuste liikumist Ukrainasse, sõbrustab Venemaaga, neid põhjuseid oli seal mitmeid, aga sisepoliitiliselt, kui sa inimestega seal kohapeal suhtlesid, mis oli nende selline peamine argument, miks nad ei soovi, et Orbán jääks neid edasi valitsema? Korruptsioon, see tuli inimeste suust, iga inimene ütles seda, kes meile ette jäi ja lihtsalt selline nagu üldine
Majanduslik seis on halb, et poliitikud on rahva raha enda taskutesse pannud ja et oli vaja niisugust uut lootust siis? Jaa, et välispoliitiliselt nad nii väga sõna ei võtnud, et see ei olnud nagu nende mure nii-öelda. Aga jah, et nad tahtsid, et majandus läheks korda ja et lõpetataks rahvale valetamine, rahvalt raha äravõtmine ja et jah, tuleks midagi uut ja värsket. Kas rahvale valetamine ei käi mitte poliitikaga alati mingil määral käsikäes? Ja aga ma arvan, et seal on ka mingisugune see vahe, et kas see on nagu nii-öelda for the common good, et nagu kõigil oleks hea nii-öelda, või siis sa reaalselt valetad näkku ja ütled, et kõik on hästi, kui kõik on halvasti. No aga Peeter Magyar ei ole ka ju selline otsast lõpuni puhas poiss, kes oleks tulnud sinna valimispilti sellise uue hingamisena. Tegemist on ikkagi ka konservatiiviga, Orbani fänniga, vähemalt varasemalt Orbani fänniga ja tal on seal mitmeid skandaale ka eraelulisi kuskil taustal olemas. Et kui palju sellest räägiti? Või see jäeti kõrvale puhtalt sellepärast, et valitigi keegi, kes oleks Orbanile alternatiiv ja annakski mingisugust natukenegi lootust, et midagi muutub. Just see, et Orbanist tahame lahti saada, see oli nagu see. Ükskõik mis hinnaga. Ükskõik mis hinnaga. Mulle üks kohalik poliitik ütles, kes on siis opositsioonis, ta on nii-öelda võib-olla vasakpoolsem nii-öelda veidi ja tema ütles, et nende siis partei loobus valimistest, et siis Tissa ja Magyar saaksid võita ja kuigi nad ei tunne seda meest tegelikult, mis on tema päris poliitilised vaated, kelleks ta päriselt saab, kui ta on peaminister, aga lihtsalt, et sellest Orbanist saaks ometi lahti lõpuks. Et võib-olla järgmistel valimistel seda Magyari on nagu lihtsam lüüa kui Orbanit, kes on seal juba juured alla kasvatanud, ütleme siis nii. Ja rahvas ütles ka, et kui nad peaks pettuma, et siis nad teevad omad valikud, aga nad ei taha mitte mingil juhul Orbanit enam näha. Mulle tundub, et see pilt, mida meil tihti meedias maalitakse, on hästi selline üheülbaline, ütleme siis nii, et räägitaksegi just kui kõik oleksid absoluutselt olnud Magyari selja taga, aga kindlasti sa puutusid kokku ka mõne Orbani toetajaga. Ja meil oli üks taksojuht, kes oli väga üllatunud, et me ei ole linna pealt leidnud mitte ühtegi siis Orbani toetajat ja tema siis nagu kõik need süüdistused, mis muidu öeldi Orbanile, et tema siis andis need kõik Magyarile omastas, et Magyar on korruptiivne ja Magyar võtab raha ära, et vastupidiselt siis. Aga neid ei olnud palju. Me lihtsalt ei leidnud ja me tõesti käisime linna läbi. Ja tegelikult ka kui vaadata seda kaarti, et muidu on nii-öelda külapiirkonnad ja väiksemad maapiirkonnad on hääletanud alati Orbani poolt, siis seda oli ka näha, et tegelikult seal läks ka nii-öelda Tissa poole. Et ei olnud enam see Fidesz ja Orange seal. Et jah, et ikkagi ka Orbani toetajatel oli see, et nad ju tunnevad seda, kui ma ei tea, hinnad on kõrgemad. Et lihtsalt mingid ka nagu muutust või lootust. Ja Tissa tegi väga head tööd selles mõttes, et ta käiski kõik need külad läbi ja käiski kõikide nagu inimestega rääkimas. No Magyar on suhteliselt uus tulija siis Ungari poliitikas. Kas see näitab taaskord seda, et tegelikult hea valimiskampaania on juba pool võitu, kui mitte rohkem? Kindlasti, jah. Meil kohalik poliitik ütles, et sellest hetkest, kui Peeter Magyar ilmus inimeste teadusesse, siis läks pool aastat ainult aega, et temast saaks kõige nagu populaarsem opositsioonipoliitik. Et tal ikkagi mingi karismaatika midagi tal on. Ja et ta oli siis tavapärane nimi, mida kodustes vestlustes kasutatakse. Jah, et ta oli Fideszi kunagine mingi poliitik, aga nüüd ta oli siis nagu opositsiooni juht. Ehk siis ta oli mees, kes julges astuda vastu Orbanile. Jah, pluss... Ja samas ta ju kannab ka konservatiivseid väärtusi, ehk siis need, kes varem toetasid Orbanit just nimelt võib-olla nendel põhjustel, et riigi suveräänsus jätkuks ja mingisugused sellised konservatiivsed väärtused, mida inimesed hinges kannavad, edasi kanduksid, et siis tunduski Magyar lihtsalt olevat selline uus võimalus. Ja ta kindlasti ei ole mingi liberaal selline, selles mõttes, et ta on endiselt konservatiiv ja konservatiivil on ka erinevad kaldid, aga jah, aga me ei tea seda meest veel tegelikult, me ei tea, kes ta on lõpuni. Et seda peab nägema ja vaatama. Aga kokkuvõttes, kuidas sa võrdleksid
Ungari valimisi, Ungari rahva meelsust, seda, kuidas valimistulemusi tähistati, näiteks valimistega Eestis, et kuidas see inimeste natuur selles suhtes erineb? No ungarlased olid väga avatud, ühest küljest siis nagu juba ajakirjanikuga rääkida, et väga paljudele ju tegelikult ei meeldi, kui neid tullakse küsima midagi, aga ma arvan, et seda ei saa otseselt võrrelda nagu lihtsalt tavalist Eesti valimistega praegu, et see oli ikkagi nagu mingi ühe suure võimu kukutamine, millel inimestel ei olnud lootust ja inimesed ütlesid, et kui Orban võidab, siis nad kolivad minema, nad ei taha enam poliitikas osaleda, et see oli lihtsalt nii suur asi, et nad jätavad oma kodumaa maha, kui Orban võidab ja ta kaotas, nii et see oli tõesti eufooria kõigil. Kui palju oli seal meediat mujal maailmast, et ma tean, et tõepoolest see teema oli fookuses mitte ainult Euroopas, et samamoodi ju ka näiteks USA-s, et need Ungari valimised tõesti oli selline kuidagi poliitmaastiku tulipunkt, ütleme siis nii, selle esimese poole aasta jooksul, ütleme siis nii. Ikka oli, ühes valimisjaaskonnas, kui ma arvasin, et ma lähen tavalise ungarlasega rääkima, siis tegelikult oli, et ei mäleta, mis riigi, aga mingi teise riigi ajakirjanik ja siis samamoodi, kui ma küsisin tänavalt nõu, et kuhu minna, siis see oli ka hoopis, see oli mingi Iirimaa ajakirjanik, et ikkagi sattus neid ette ka ja kui õhtul tänaval käia, kui oli siis valimisõhtu, siis seal oli ka ikkagi terve see jõe äär oli täis kaameraid ja reportereid, et jah, see oli, ja inimesed küsisid, et kas te tulite ainult valimiste jaoks siia või miks te siin olete ja nende jaoks oli see nagu kuidagi üllatav, et meid huvitavad need valimised. Et muu maailm kaasa elab. Et võib-olla siis ongi nii kaua olnud nagu mingis omas mullis ja nad ei tea, et Euroopa elab kaasa neile või ma ei teagi. Kas see Orbani kukutamine, ütleme siis nii, näitas praegu ilusti ära neile skeptikutele, kes ütlevad, et nende hääl valimistel midagi ei muuda, vastupidist sellist emotsiooni, et tegelikult iga hääl tõepoolest loeb, kui sa oled väsinud valitsevast võimust, siis mine sinna jaoskonda ja anna see enda hääl. Ma loodan küll ja ma arvan, et seda oligi näha jah, et võiks Eestis ka see valimisaktiivsus võib-olla suurem. Kindlasti, mina alati arvan seda, et ükskõik kelle poolt sa hääletad, mine lihtsalt valima, sest et pärast, ma ei taha kuulda pärast seda sinu vingu, kui sa oled pahane, et valitsus on selline või selline, kui sa ise ei ole valimas käinud. Et ma soovitan alati rahval valida, ükskõik kelle poolt, aga lihtsalt, mis sul päriselt südames on ja ärge kindlasti mitte valimine, et valimised mulle meeldivad. Katariina, ma tänan sind selle kommentaari eest. Selliseks meie seekordne saade kujunes, tänan vaatamast ning kaasa mõtlemast. Tuletan meelde, et saade pealkirja taga on järelvaadatav Õhtulehe YouTube kanalist ning ka Spotify'st. Mina kohtun teiega taas juba järgmisel reedel. Aitäh!